Stardipauk on kõlanud. Kulub natukene aega ja siis hakkame nägema midagi erakordse siin Tehvandil. Ei ole. Rohe. See veel kuulus. Lund oli vihma oli. Rahe. Kuule, siit tuleb arvuti minna. Suurepärane. Ilm on jooksuvõistluseks paras. Ja kilomeeter on läbitud. Anna, kuidas sul ülevalt vaade. Minul siit poole päeva pealt on päris hea vaade, aga kuidas seda viievat näete? Ma tulin trepist üles. Mul on inkubeeriga kaevas. Ma ei kujuta ette, mida teevad need võistlejad, kes ennast üles hakkavad tõmbama. Aga see selleks. Stardist on tulnud aega 5 minutit. Esimesed võistlejad Enerviti Kaaral. Enerviti Kaaral ja enne kui nad üles sinu juurde jõuavad, Anna, sul on hea võimalus nende kahel noormehel, kes seal meditsiiniabi üleval osutavad lubad jõudmas mäele. Ja nüüd läheb lahti, sõbrad. No nii, nüüd on teie käsi vaja ja kaaselamist kõvasti vaja. 2 esimest on jõudnud mäele. Head inimesed, ma näen Sanderit. Ta tuleb. Väsin sammul, kuid siiski on ta kohe finišis. Veel Sander mõned meetrid. Tule, tema järel võistleja 150, vabandust 165. Tule Sander. Nüüd, veel, ja Sander on finišis. 166 ja 165 samamoodi. Karolina Roomets ja Marena Roomets. Number 5 on siin meie juures. Tuleme antenni pealt ära! Tuleme ära sealt! Tulge siia poole. Lavame kõrvale! Siia alla, ruttu mingi siia alla. Nii, sõna. Kelle natuke jõudu puudu jääb, siis võite ka natuke puhata. Nii. Risto vastasime juust ja küsime Sandri käest. Kuidas oli? Kas see on kõige raskem jooks, mida sa teinud oled? Tuli. 164 on meie juures. Number 151. See on meie liidu enda poiss. Lausmees. Aron. Veel natukene. Ja tema lõpuaeg on. Kuulus sinule lõpuajaks kokku. Markus Grigorga. Ja olgu siis öeldud, et kõige kiirem Mäkkenolija on olnud siis viimase 100 kui kõige kiirema tõusu on teinud praegu Karolina Roomets, kes on 2.11. Kristo, see tähendab seda, et see, kes esimene lõpetas ülema, ei tähenda seda, et on võistluse võitja. Võistluse võitja ta ikkagi ilmselt laste võistluse panna kiirem Mäkke. Mäkke lõugu eest, ma saan aru, käib veel eraldvõistlus. Tulge lapsed, tublid olete. Nüüd läheb kinni järgmine aeg. See on Kertu Hurg. Ja ma küsin Kertu käest. Kertu, kuidas on kommentaari? Kas see on sinu jaoks olnud ka kõige raskem jooksuvõistlus? Millist tehnikat kasutasid sa oma mäest üles tõmbamiseks? Ilma nööri, ma poleks täna siit mingit üles saanud. Omavahel väga võimsad Toomas ja Johannes ja väiksem poiss Johannes lisab veel tempod enne finišit. Nii et sõbrad, 2 meest on veel kohe jõudmas. Tule puhkuse. Ja nüüd võtab ka tema finišispurdi ette. Ja ma näen, et Johannes Kübar on see mees, kes tuleb nüüd jälle jooksusammul siit mäest üles. Tule. Veel natukene umbes 10 meetrit, Johannes. Tule, oled teinud suurepärane jooksu.
Tammi! Ja üle eelistatakse Tommi! Ja nüüd 152 peab olema nii kui Toomas Paajärv. Olen teinud samale soojuse. Vaatatud küll me hakka, paneme midagi peale. Nii, ma näen, et 5 võistlejat on tulnud alt läbi. Indrek Tobreluts, Kaido Vahval, Vaindar Karm, Rein Vares ja Vitali Olefirenko. Ja näeme esimest võistlejat siin üleval lõpumeetritel. Mees ei kasvata ühtegi abivahendit, käed kõlvede peal ja rühi poolega. Siia finiši poole, hea inimesed, teeme aplausi esimesele põhidistantsi lõpetajale. See on number 47 ja Rein Vares. Ajaga 22.51.11 on tema lõpuaeg ja tõusuosa on läbinud ajaga 2 minutit 9 sekundit. Ehk sellega on tehtud rajarekord. Järgmisena 41 on... Sina oled Indrek Tobreluts? Number 41 on finišis Indrek Tobreluts, 16-aastane suveteatri maailmameister, on jõudnud ka üles mänge, palju õnne talle. Aga nüüd neid mehi tuleb ja nende meeste näod ei ole mitte kõrged. Ilm on ka muidugi vastavalt allapeadele mitte kevadine, pigem ikka talvine, aga number 15 on minu ees ja Vitali Olefirenko läheb oma viimasele 55 meetrile. Kõige kiirema tõusu osas on 1 minut ja 47 sekundit. Aplaus head inimesed Indrek Tobrelutsule, sest tema on teinud praegu meeletu aja ette siia. Ja tervitan järgmisi võistlejaid. Vaindar Karm on üles jõudnud number 88. Tema põhiosa on 8 minutit ja 10 sekundit. Ootame ka siis, kui saame näha tema tõusu osa. Järjest tuleb number 15 on Vitali on üles juurde jõudnud ja number 93 ja 172 tulevad käsi käes üles veel lõpumeetrid ja number 93 on tegemas siis lõpuspurdi. Kuule vaadata, kas seal on peal midagi ei ole? Siin on mingi tulemusi peal. Ma näen. Tervitame järgmise võistlejaid, number 87 tule. Meil on natukene jäänud. Oled teinud suurepärase jooksu. Ei keegi muu kui Raul Kaudus on õnnelikult finišis. Oleme tervitatud kõik võistlejad ja kõik, kes hakkavad sealt alt üles tulema, võtke enne tõusu lonks vett, et tasakaalustada vedeliku hobuse kehas, sest see tõus ei ole mitte kerge, 110 meetrit tõusu on paras maa, et siia üles välja jõuda. Tervitame järgmise võistlejaid. Number 77 Hardi Piiroja on jõudnud finišisse. Küsime Hardi käest. Liiga lihtne. Mees ütleb, et see rada oli liiga lihtne, aga ilmselt annab see märku sellest, et on teinud salane trenni. Rada on avatud kogu aeg ja miks mitte siis tulla proovida ka varasemalt siin neid tõuse. Tervitame järgist võistlejad, number 42. Vabandust, 42 visi. Ja tema on üks potentsiaalne naisteklassi võitja täna, aga eelkõige võistleb ta isa
isaga ja nad tulevad üsna võrdselt 45 meetri peal. Mõlemal on raske ja mulle tundub, et Viljar on veidi kergem. Nii, Kristo, ma ei tea, kus sa asud, aga mina näen, et siin mäenõlvaga on tekkinud järjekord, et kes siis enne üles jõuab ja siin on tõesti näen perekond Bondartšuke. Järjest on tulemas võistlejad, et number 89 rühib ülespoole, number 108 Indrek Karoliv läheb oma finiši juurde. Ivan vaatab korral üle alla, kas tütar on kaasas ja nüüd on meie liigume sõbrad perekond Bondartšuki esindaja finišis. Tervitame järgmise võistlejad number 98 Siim Kaaver. Tuleb õnnelikult finiši poole. Ja kas jõuab 600 meetrit on finiši, Armela pilotid saaksid ju naerata, teate, et on eriauditust vaja. Roman Kartai, näpud püsti, kõrvalteid ei tohi, tuleb minna ikkagi möödudes, kõrvalt ei tohi siit nagu kõrvalt. Jõudu! See on suurepärane, mida te täna tegemas olete. Ander Margresoon on jõudnud viimasele 55 meetrile tundi Ander. Uhkusega võivad kõik need võistlejad endale rinna peale patsatule öelda, ära tegi. Need tütarlaks number 23 Viiu tuleb naeratus näol finiši poole. Tundub, et see distants oli temaks natuke liiga lühike. Number 43 Priit on väga esitulemisega, aga veel 5 meetrit ja siis on finiš tema peal. Viimased 60 meetrit jääb läbida Eiki Rebasele. Eikil oleme terve distantsi kaasa elanud ja Eikile üsna võimsad. Viimast 60 meetrit Eiki tunnid annavad. Üritame finišis meie liigume esindajad Ander Margresoon. Nagu öeldud, siis distantsi meie liigume võistkond samamoodi välja saanud ja tänase võistluse üks favoriit Karmen Aavik on õnnelikult kohe finišis. Kui ta enne ütles, et ta kardab kõrgusi, siis igatahes praegu on ta naeratus näol finišis ja tervitame loomulikult Siiri Kaaverit. Õnnelik, väga õnnelik inimene tuleb praegu siia finišisse. Mis see kuskil see nii taga ei? Jah, temal aga. Ei, temal ei nõuda, ta oli aga 2 minutit taga. Need tekib valmised vaadata. Ei ole palju minna 60 meetrit ja üsna kes ronib praegu siit kalsunutist üles, siis tõstame olla pilk, sest TV3 on maamõõdetele siia tänast võistlust järgustama. Sul on ülevaade võimalus sattuda TV3 uudistesse. Number 92 või keegi muu kui on tagada nime Robert Pisnapuu. Mees, kes ütles, et ei tea, mis hullumaa täna ees ootab, aga praegu on ta igatahes õnnelikult ületamas finišijoont. Ma näen järgmise võistlejaid. Anneli Kulvi, tere tulemast finišisse. Olete teinud suurepärase töö. 50 meetrile jõuab Tallinn Reatami Euroopa meistrivõistlust oma vanuseklassi hõbemedali võitja Jelena Bondartšuk ja 60 meetrit läheb Egiläbi, Egil on nagu naerul. Kristo, mulle tundub, et õnnelikud on need inimesed, kes tänase jooksudistantsi läbi teinud on, sest kõik, kes lõpetavad, on väga õnnelikud. Ja olid ka sinagi õnnelik, kui sa siit mäest mõni nädal tagasi üles lühkisid ja ütlesid üsna valulikult. Kui te sinna üles jõuate ja võtke aega, enne kui alla lähete, natukene hingake ja siis tuleb minna ka samasugused kõrgused siis alla taastumisalasse.
kus on neid ootamas juba head joogid ja head söögid, nii et üsna varsti saate viisi aja ja seejärel käed võidutavad püsti, te olete teinud täna ajalugu tervitame viis siis numbrid 145 järjekordne tütarlaps. Tiim ja Harra on õnnelikult finississe, vaatab kella, palju aeg tiksunud on. Minu juurde läheb mööda ravingamees Mart Jätkol liitlase tütarlasega. Martil tuleb pingutada. 3 tütarlast temast paremal. Tõmbab tõstmine Martiga koos minema. Mart järgmata ennast kokku. Heidi Kade, number 26 on õnnelikult finissis. Me palume sul mitte võtta kinni aja julgestusmehhanismidest, tuleb üles minna ikkagi. Kaart on võtmas mõned jooksusõbrad, loks vett all ja siis hoogu ülesse. Ja jällegi on tekkinud järjekord siin mäenuki. Tulge, rõõmsalt. Finissis on ootamas teid osamusmedal ja kui te lähete siit tekist alla tagasi, siis loomulikult taastumisalal kasutage võimalust nautida väikseid snäkke ja juua võtke loomulikult ka, et kõik need siin, kui sa oled kuskil lähedal, äkki sa saad tulla nõuga allapoole, et siin 2 tütarlast võib-olla raske viimased käsi käes on tulemas 97 ja 131 Mait Kaaler ja Kristi Hedekiri. Tere tulemast! See perekondlik süüdkoos. Tervitame järgmisi. Enam ei ole palju jõudnud veel mõned meetrid. 173 tuleb Puhkel. Tervitame. Ja üks rõõmus tütarlaps number 112. Naeratus näole. Tea, et televorm on meiega ja sa võid ennast tänavalt olla näha uudistes, sest sa oled teinud ajalugu, osalenud teemad esimesel mäejooksul. Number 65 on täna kõige naeratavam tütarlaps 55 meetril. Püsti läheb tema siin mäest üles, on jõudnud juba üsna finissi sirgele ja finissi liini alla. Kristiina Mölder on minu lemmik täna. Kristo pidi välja valima õnneliku tütarlapse, kes saab tema poolt pärast võistlust pai. Nii et number 65 Kristiina, sina saad Kristo käest pai. Aga tublid olete te kõik ja eriti need, kes on terve peremaa otsustanud kodust välja tulla. Tervitame võistlejad number 78 Tiina ja me kõrval ei keegi muu kui Diana. Ja tulemast finissis tütarlapsed ja noormed, kes algu hoiate kinni raja piirdes, see on keelatud. Tuleb tulla mööda köid. Jõudnud siia meie vaatevälja ja hakkavad seda viimast tõusu võtma. Tervitame minu juurde on jõudnud üks noormes, kes võtab tänast tõusu juba teist korda. Marti Alt on kätte saanud oma medali, on võtnud mõlemasse kätte jõujoogid ja vee ja nägu on rõõmus. Kuidas Marti täna? Mis oli kõige raskem osa? Ma eeldan, et mitte see viimane tõus. Kas oli... Esimene grupp oli raske. Hoidsid tempos mõnusalt ja jooksid järgi. Aitäh sulle, Marti. Nii, minu juurde on jõudnud üks mees, kes vajab suurt aplausi ja aplausi talle teeme. Ilmar Tagel on veteran, kes on teinud kaasa igasuguseid võistlusi. Täna läheb esimesel Tehvandi mäejooksul. On jäänud 5 võistlejad, kes te tulete mäest üles, siis siniste nööri jala peal on see, kus te saate ennast üles tõmmata. Kõrval liikumine on keelatud, mööda siniseid nööre tõmmake ennast ülesse. Tervitame järgmisi võistlejaid, number 59, käed taeva poole, Ando Sõrmus. Mees ütleb, et kõik on suurepärane ja piiret. Kohe läheb siin finissioek kirja. Ja finis on mulje, kohe meil vahetus lõpetamist.
nii et tänane päev on siin oleks erakordne. Järgmine aasta jälle. Selge, ole tervitatud ja söök ja tulge! Ja kui 5. meetrile me finišid jõuavad järjest 8 tütarlast, kelle vahel ilmselt toimub väike rebimine. Ma ei usu, et need on kollektiiv, kes on tulnud siia üksteist nautima ja lihtsalt võtta tänasest ilmselt kevadpäevast nautimist. Pigem nad ikka võistlevad omavahel, näod ei ole kellegi näol, näod on tõsised ja võistlus käib täiega, käib 100% ja kohe anname jõuavad need tütarlased ka sinu vaate ulatusse. Mul on hea meel öelda, et tänase võistluse üks eakamaid võistlejaid Ilmar Tavel on jõudnud finišisse ja võidlenud mitu kilomeetrit rahvusõitu oli ta ilma Kudete rahvamaratoni jälginud, siis küsib nagu spordisõber ja ükskõik mis võistlus on, milliseid Eestimaa nurgast teie olete alati kohal ja naudite sporti teie rinnal. Aitäh selliste toredate võistluste organiseerimise eest! Ja sellel hetkel, kui Ilmar ütles, et tal on 800 kilomeetrit tänamusel aastal juba rattaga sõidetud, siin all 100 meetri peal, 100 meetrit enne finišid, kõik noored sportlased, kes veel mäest üles ronisid, tõstsid korra pea ja tõdesid, et vist oligi nii, et kuulsid õieti 800 kilomeetrit. Mina küsiks Ilmari käest, kui Ilmar veel üleval on seal mikrofoni juures, et mitu tehmandi tõusu sellel aastal võetud on. Nii, ma ei tea, Ilmar, kas sa kuulsid, kas ta küsis, mitu tehmandi tõusu sellel aastal võetud on? Seda rada sai Tallinnas oli tehtud, siin olid Euroopa MM ja Eesti MM. Nii et ootame paint on sinu jaoks, see ootame paint juba, et üks võitlus on, sa oled alati kohal. Täpselt nii, kõik tuleb kohe päeva jooksul. Selline, tervitame järjekordselt õpetajaid siin üleval, number 109, Laura Kõrve on meie juures. Ja kellel tänasest ilusast kevadisest talveilmast veel vähem, siis kutsun teid kõiki osalema juba 11. juunil Tõrva ekstreemjooksule. Seal küll hüppemäge ei ole ja seal köisi ei ole ja võimalik, et seal ei ole ka lumesadu, aga rada on sama keeruline kogu ulatuses 8 kilomeetri ulatuses nagu viimane 120 meetrit. Nii et 11. juuni Tõrva ekstreemjooks, meie liigume Tõrva ekstreemjooks on see võistlus, kuhu me teid kõiki taas kokku kutsume, et üks ilus vahva nädalavahetuse päev koos veeta Tõrva gümnaasiumi ümbritsevat jooksurada on valmis ehitatud selles ajaks üks vägev võistlusrada. No nii, Kristo, kui ma vaatan nüüd seda ilma, siis mulle tundub, et sa vajutasid mingi nupu peale, nii kui stardipauk käis, hakkas lund sadama või lörtsi. Ja nüüd, kui enamus võistlejad on finišis tagasi, paistab päike. Aga nagu ma enne starti ütlesin võistlejatele, et kui muud ei ole tänasest päevast meenutada, siis ilm on see, mis teile kindlasti meelde jääb. No ma usun ikka see ka, et siit mäest sai üles mindud ja see annab ikka võimsa energialaksu, kui sinna üles kohale jõutakse. Üks võistleja, ma näen, on algus tulemas veel. Enne kui ma selleni jõuan, mul on hea võimalus küsida kahe võistleja käest number 168 ja 169 pealt. Kuidas sa kommenteerite tänast võistlust? Mis tegi selle võistluse raskeks? Et see viimane tõus ei olnudki raske, kui need väiksed tõusud langused. Miks te ütlesite, et see on ainult hulludele? Siis see tähendab seda, et te olete endale komplimendi teinud. Igatahes olete tublid, suur tänu teile ja ootame teid järgmine aasta tagasi. 43 tuleb meie juurde keegi muu kui Teele Vaara. Naeratus tänavudeni ja sinu finišaeg kohe kirja. Nii, 147 peaks olema see tütarlaps, kes nüüd minust möödumas on. Helen Iia, täpselt nii. Roola ja rõõmus, tüdruk on väga õnnelik, sest nüüd on viimased 5 meetrit ja tänane osalusmedal saab ka temal osaks. Kui nüüd